ja seda kohtumist ka loomulikult Soccernet näitab. Aga nüüd siin Kadriorus pall mängus, Luksemburg alustab klassikaga, pall külje outi ja siis hakkame sealt. Vaatame ära selle rünnaku, aga Kapšev mängib sealt veel ette. Ja jääb pall Eestile ja jääb pall siit ka ilusti Varjundile ette, Varjundil võimalus löögile minna, kaitsejalg on vahel ja siit tuleb Eestile esimene nurgalöök, kui 4 minutit on mängitud. Luksemburgi tippklubid on ka päris tugevad sellest aastast, paraku liigagi hästi. Siit tuleb nüüd pall kasti ohtlikult ja tuleb esimene 8. minutil. Selliseid vigu Luksemburg ei andesta. Number 3 Fabio Lohei lööb siis 8. minutil Luksemburgi koondise 1-0 juhtima ja selle värava kohta ei ole ausalt öeldes mitte midagi muud öelda, kui et kui sa oma kastis pallist mööda lööd, siis karistataksegi. Väga paha algus Eesti koondise jaoks. Kõik oli ju tegelikult kontrolli all, meie rünnakud olid pigem ohtlikumad. Ja siis lased endale sellise panna. Toovstik ei ulatu selle pallini. Veel värava ette ja uuesti Nõmm on ees ja nüüd selle palli saab siht klaariks löödud. Madal tsenderdus ja taas Nõmm saab selle kenasti kätte, aga siit Kriis jätkab hästi ja siit saadakse nüüd minema. Siin on nüüd võimalus minna, Žuravljov läheb siit 1-1 väravavahiga, kas lahendab ise, kopsutab ära, lükkab veel edasi, seal on koht ja seal on 1-1. Rommi siht lööb Eestile 1-1 viigi 31. minutil. Žuravljov juba tundus, et mängib üle natukene, aga kannatas ära selle õige hetke, lükkas sihile söödu ja siht veeretab selle palli väravasse ning Eesti saab 1-1 kätte ja Janis Arajärvi nägu on hoopis rõõmsam. Nüüd saime ilusti kontrasse see, mida prooviti mängu alguses, mis siis täiesti ära kadus. Ja sealt tuleb. Rommi siht, teine värav. Nüüd kukutakse seal, viga ei ole. Näitab õnneks Panšušin ja Toovstik. Karistusalas on meil vehi mähe, hästi mängib Toovstik mehest mööda, keskele tuleb sööt ka ja sealt tuleb 2-1. Sealt tuleb 2-1. Ja Kapšev, kes on olnud täna varjus, on väga pildis praegu ja Stanislav Kapšev viib Eesti koondise 2-1 juhtima. Nagu esimesel poolajal tegelikult Luksemburg lükkab, siis eestlased tulevad ja õnneks lahendavad hästi. Narva Transi mehed teevad mängu. Žuravljov veel esimese värava eeltöö ja siin nad on kahekesi koos ka ja Kapšev näha on, et noortekoondistes väga palju pole löönud, ehk väga midagi teha ei osanud pärast seda väravat. Küljejoone tagant tuli näidata. Ja nüüd siit võimalus latti läheb õnneks. Ja Nõmm laiutab käsi jälle, või isegi võib öelda oma jagu, kuidas vastastele naha alla pugeda ja neid närvi ajada. Madal pall värava ette ohtlikult, seal on nüüd käsi ja kohtunik näitab penaltit. No seal ei ole midagi vaielda ka, see pall käis käe vastas ja Panšušin kaua ei mõtle. Käit näitab, et näe, palli jälg on siin. No meie näeme kordust ilmselt mingil hetkel. Aga tundus küll, et käe vastas see pall käis. Ega kohtunik seal. Duarte versus Nõmm 70. minutil ja lööb Duarte kindlalt alla nurka, Nõmm läheb teisele poole ja 2-2. Ikkagi juhtus lõpuks see, et hakkasime hoidma seda 2-1 natukene või ütleme siis, et ei. Jälle on seal ka Rommi siht, seal on nüüd Toovstik. Toovstik veel keskele, seal on löögikoht olemas ja posti läheb see pall. Oi, ja nüüd on paha kokkupõrge. Saame palli kätte, aga mänguaeg on kohe otsas. Kui siin kohe ettepoole ei vaata, siis vilistab Panšušin ära ja nii ongi. 3 lisaminutit saab täis. Luksemburgi mehed kukuvad väljakule pikali selgest pettumusest. See on ka natukene võib-olla kõnekas. Rommi siht, punkt saab alati olla võidetud või on siis ta kaotatud 2 punkti mängijate nägusid vaadates. Täna ikkagi jääb kripeldama, et ainult viik. Kindlasti jääb, et ise raiskame ees ja siis laseme endale 2 lihtsalt viga kaitses sisse, et siukest asja ei tohi, siukest nagu tasemel lasta, et ütleme nii, et algus oli väga rabe ja siis hakkas mäng käima, et saime allast algusest minema, aga ei suutnud oma mängu siis peale suruda nii hästi kui tahtsime, et hoidsime küll palli, aga sellest saime ainult mõned head võimalused, et neid head võimalused jäid realiseerimata.
Üsna selline kaitsest lähtuv mäng, võib-olla isegi üllatavalt vastast arvestades täna, oli see plaan või kukkus see rohkem lihtsalt nii välja? See kindlasti plaan ei olnud, aga ütleme nii, et vastane surus meid kindlatesse kohtadest. Keskelt olid väga kinni ja et mängime äärtel ja äärtel on, ütleme, raske siis nii lihtsalt väravat rünnata, et võib-olla asi jäi selle taha, et kindlasti me soovisime rohkem palliga olla ja mängida oma mängu, mida me viimastel mängudel oleme näidanud siin koondises, aga täna võib-olla ei olnud nii hea esitus, kui võiks. Pool tundi mängitud, kui said ise jooksu, pall võideti hästi teisel äärel ja olid väraval ees õigel ajal õiges kohas, tuli sööt ka, lõid ära, sel hetkel tundus, et siit äkki hakkab nüüd tõus. No see oli see murdepunkt kindlasti, et sealt edasi läks mäng palju paremaks, et me hoidsime palli ja suutsime veel võimalusi luua. Kindlasti ja tripeldama veel need momendid, mis meil olid, et mul endal oli 2 tükki, kus võiks ära lüüa heal päeval, et kindlasti annab veel rohkem lüüa, aga kindlasti ka põhiline on see, et me tegelikult peaksime taga nulli hoidma, et see on kõige suurem probleem praegu. 2-1 pealt ka jälle natukene vajusime võib-olla madalale kaitsesse ära, millest see tulla võib, kas nagu natukene ikkagi mingi väike hirm või mis? Ma ei tahaks öelda, et hirm, aga kindlasti see võib olla üks faktoritest, et seal on erinevaid asju, mida hakkame tegema, mängime pikka palli vahepeal liiga palju, kaotame lihtsalt selle palli, sest ees ei ole toetust. Kaitses teeme väga lolle vigu, siuksed väiksed minimaalsed, mis tegelikult maksavad siis värava. Esimese ja teise värava puhul mõlemal ei näha, et kuskil läheb mõni sekund hiljaks, ise võib-olla esimesel väraval sekund hiljaks, käidil kogemata jäi käsi ette, et see on niisugune jalgpall, et tahaks need vead nagu ära saada ja siis võib-olla saaksime mängida võidu peale. Sul endal see roll, mida sa koondises mängid, huvitav ja väljakutsuv kahtlemata, et see väga tavaline ei ole, eks sa oled Kaljus ka harjunud, et sul tuleb täita erinevaid ülesandeid, aga mitte päris sellist. Kindlasti päris mitte sellist, aga olen ka seda mänginud, et selles suhtes ei ole minu jaoks probleem. Kui treener annab kindlad juhised, siis ma suudan neid täita ja isegi jõuan ju ründesse nagu näha, et tegelikult oli mul ju 3 võimalust. Heal päeval lahendan kõik ära, täna ainult 1, nii see jalgpall käib. Esmaspäeval Prantsusmaaga võõrsil, väga palju keerulisemaks vist vastaseid ei lähe, kui nende nimekirja vaadata, aga samas hea võimalus ennast proovile panna. Kindlasti hea võimalus näha, kus me praegu oleme, et tahaks seal ka mängida lühikeselt, aga ei tea, kas vastane annab, et nende kvaliteet on ikkagi kordades parem kui meie individuaalselt, et loodame ikkagi selle tuhhi pealt minna, et äkki me saame midagi kätte, et proovime mängida ikka seda oma tiki-takat, et vaatame, mis saame. Aga need on samas sellised mängud, mida jalgpallur ootab kindlasti? Kindlasti, et vaadates seda nimekirja, siis mängid on kõvadest Champions League võitja tiimidest, et sellistel on hea nagu proovile panna ennast, et kuidas me nendega hakkama saame, mis kiirused seal on ja proovid seda tempot hoida samasugusena.